Mõni päev tagasi, 26. juulil möödus täpselt 180 aastat Eesti rahvusliku ärkamisaja suurkuju Karl Robert Jakobsoni sünnist. Tegemist oli siis äärmiselt mitmekülgse kultuuri, ühiskonna, poliitika, majandustegelasega. Tegemist oli äärmiselt mitmekülgse mehega. Ta kirjutas ja avaldas luuletusi, näidendi Artur ja Anna, mis langes kohe baltisakslaste suure viha alla. Ta tegutses õpikute kirjutajana, andis välja mitmeköitelise kooli lugemise raamatu, mis püsis Eesti koolide õppeprogrammides 40 aastat. Sellest ilmus hästi palju kordustrükke, kogu tiraaž oli üle 100 000 eksemplari, mistõttu see on üldse oli omal ajal Eesti üks levinumaid raamatuid. Jakobsoni kohta veel lisaks tema teada-tuntud ühiskondlik poliitilisele tegevusele võib mainida veel seda, et juba väikse poisina oli ta suur loodushuviline. Ta olevat valmistanud hulga linnutopiseid, kogus äärmiselt unikaalse üle 200 linnumunast koosneva kollektsiooni, mis hiljem säilitati zooloogia muuseumis. Ta korraldas 1874. aastal Eesti esimese künnivõistluse, andis välja Eesti esimese põllumajandusõpiku. Jakobson tuli ärkamisaja tegelaste hulka 1860. aastatel. Toona oli ta veel Kreutzwaldi ja Janseni varjus. Hiljem oli ta veel ka Hurda varjus. Hurt oli Jakobsoni hiljem kõige suurem ideeline vastane, mistõttu nende suhe oli selline, et pidevalt nad leppisid, tülitsesid ja leppisid. Tegemist oli iseloomult ja ideedelt äärmiselt erinevate meestega, kuid kelle siiski tegevuse üks eesmärk oli eestlaste hariduse tõus, rahvusliku eneseteadvuse kasv, vabanemine Balti-Saksa parunite mõju alt. Kuidas seda saavutada, selles läksid nende mõtted lahku. Jakobson oli rahvusliku ärkamisaja tegelane, kes üritas ära kasutada Vene tsaarivõimu või keskvõimu ja kohaliku valitseva Balti-Saksa aadi vastuolusid, mängida Vene kaardile ja selle kaudu siis Eesti rahva heaolu kasvatada. Jakobsoni tõi rahvusliku ärkamisaja juurde 1860. keskel Peterburis elades Eesti esimese akadeemilise kunstiharidusega kunstnik Johann Köhler, kes kasvatas toona põhimõtteliselt juba saksastunud noormehest Jakobsonist Eesti ühe suurima patrioodi. Tuntud ärkamisaja tegelane, Jakobsoni võitluskaaslane Ado Reinvald, seesama, kelle tekstile kirjutati hiljem laul, tuntud rahvalik lugu Mats alati on tubli mees, ütles Jakobsoni kohta 1871. aastal sellised read. Mitte kunagi varem pole ükski eestlane võidelnud oma rahva ja tema au eest nii, nagu teete seda teie, härra Jakobson. Tuhande 1871. aastal lahkus Karl Robert Jakobson Peterburist ja siirdus elama Tallinnasse. Seal ta elas 1 aasta
ning 1872. kuni 74. aastani tegutses ta oma venna asendajana Vana ja Uue Vändra vallakirjutajana. Nendel aastatel hakkas Jakobsonil tekkima idee rajada suur näidistalu, et propageerida sellega põllumajandust. Mõni aasta varem, 1869, siis kui ta veel Peterburis elas, oli ta välja andnud Eesti esimese põllumajandusõpiku pealkirjaga Seadus ja teadus põllul. Vändras tutvus Jakobson tollel ajal tuntud Suburgite haritlusperekonnaga. Üks selle perekonna liikmetest oli Lilli Suburg, kes käis koos Pärnu koolis, tütarlaste koolis koos Liidia Koidula endaga. Ilmselt Suburg hakkas hiljem tundma väikest kadeduse ussi Koidula suhtes, mistõttu hakkas ta teda suhteliselt räigelt laimama. Jakobson sai aga Suburgite perekonnaga väga hästi läbi, eriti olevat Jakobsonist kui tugevast noorest Eesti mehest olnud vaimustuses Lilli Suburgi nooremad õed. Aga mis seal täpsemalt toimus, kahjuks ei oska kommenteerida. 1873. aasta lõpus kuulis Jakobson, et Luubergi nimeline talupidaja kavatseb müüa omale kuuluvat Kurgia talu. Seesama talu, mille maadel me hetkel siis viibime. 1874. aasta algul käis Jakobson eelmainitud Lilli Suburgiga talu vaatamas. Talu hakkas talle meeldima. Noil aastatel oli siin muidugi kõik äärmiselt räämas, sest et Luuberg oli juba vana mees ja kavatses siis minna Pärnusse nii-öelda oma pensionipõlve pidama. 1874. aasta jaanuaris sai siis taluost tehtud. Jakobson hakkas mööda laatasid käima, mööda põllumajanduslaatasid, et endale hobuseid osta. Käis mööda talusid, ostis endale korraliku veisekarja siia kokku ja 1874. aasta jüripäeval koliski ta siis siia Kurgia tallu sisse. Samal Kurgia ostuaastal 1874 abiellus Jakobson oma kauaaegse kihlatu Läänemaalt Kirblast pärit pastori tütre Julit Haaliga ja temaga siis kolitigi siia. Jakobsonil olid selle taluga äärmiselt suured plaanid, nagu juba eelpool mainitud. Sellest Kurgia talust pidi tulema Eesti üks võimsaimaid talusid, mis oleks eeskujuks teistele talupoegadele. Paraku elu läks niimoodi, et Jakobsoni plaanid olid siiski suuremad, kui tema ramm või jaks võimaldas. Hiljem toimetas ta ajalehte Sakala, mistõttu Kurgia talu majandamine jäi tema abikaasa Julit Haali, hiljem siis Jakobsoni nime all, õlule. Jakobson käis oma karja ja põllumajandussaadustega tihti erinevatel näitustel ja võitis nendelt ka rohkelt medaleid. Nii et tegemist oli igatepidi tubli Eesti põllumehega. Kurgia talu arendamiseks sai ta palju eeskuju Soomest, kus olid hoopis arenenumad põllumajandusolud kui mujal Vene impeeriumis. 1880. aastal keset kõige kiiremat Sakala toimetamise aega tuli Jakobsonile mõte rajada siia Kurgiale üks korralik võimas elumaja, mis suudaks peale tema enda perekonna majutada ka temal rohkeid külalisi, kes siit Kurgialt läbi käisid kõik. Peale Jakobsoni surma jäi majapidamine tema abikaasa ja 3 tütre õlule. Paraku oli Jakobsonil kaelas hulk võlgu, mistõttu alustasid Jakobsoni kaasvõitlejad, keda tal oli üle Eesti väga palju, raha kogumist, et see talu jääks Jakobsoni pere omandusse. Paraku 1884. aastal pandi see talu oksjonile, mistõttu Jakobsoni pere pidi siit välja kolima. Kuid juba 1887 saadi raha kokku, osteti tema abikaasale tütrele see talu tagasi
See maja oli jäänud pooleli ja lõplikult sai see alles valmis 1956. aastal sügaval Nõukogude ajal. 1948. aastal tekkis Eesti NSV kultuuritegelastel mõte rajada Kurgjasse Karl Robert Jakobsoni talumuuseum. Mõte sai teoks 2 aastat hiljem, 1950 ja täiskompleks renoveeritult avati 1956. aastal. Siin elasid siis selles majas surmani Jakobsoni abikaasa ja 3 tütart, kellest viimane suri siis 1957. aastal, olles enne siis tegutsenud mõni aasta siin ka Jakobsoni talumuuseumi juhina. Jakobsoni kõige tähtsam eesmärk tema poliitiku tegevuse käigus oli oma ajale asutamine. Selleks läks aega juba üle 10 aasta. 1868. aastal esitas ta tsaarivõimudele esimese taotluse ajalehe väljaandmiseks. Need lükati järjekindlalt kõik tema taotlused tagasi. Peamine põhjus oli selles, et kohalikud baltisaksa mõisnikud töötasid sellele ideele täieliku kiindumusega vastu. Alles 1878. aastal õnnestus oma ajalehe väljaandmiseks luba saada. Jakobson kasutas oskuslikult ära Vene keskvõimu ja kohaliku baltisaksa aadli vastuolusid ja vana kalendri järgi laupäeval 11. märtsil 1878. aastal ilmus Viljandis nädalalehe Sakala esimene number. Esimese numbri ilmumise ajal oli Jakobson juba suutnud kokku ajada 2299 tellijat, mis oli tollases mõttes oli äärmiselt suur number. Sakalast kujunes kiiresti Eesti kõige radikaalsem ajaleht, mistõttu see oli kohaliku rahva hulgas väga populaarne. Kõige suurema populaarsuse saavutas Sakala Viljandi, Pärnu ja Tartumaal, ka Põhja-Eestis kõige väiksema populaarsuse aga Lääne- ja Saaremaal, mis toona olid agraaroludelt Eesti kõige vähem arenenumad piirkonnad. Peatoimetajaks tahtis ta algul saada toona rahvuslikel positsioonidel olnud Ado Grensteini, kuid Grenstein läks hoopis Tartusse Janseni Eesti Päevalehte toimetama. Sellele järgnes Jakobsoni ja Grensteini suur tüli. Jakobson võttis ajalehe toimetajaks seepeale hoopis tuntud rahvuslase Jaak Järve, kellega nad töötasid paar aastat koos. Järgnes samuti uste paugutamine ja suur tüli. Hiljem hakkas Jakobson Järve suhteliselt avalikult korralikult oma lehes taga sõimama. Hiljem sai Jakobsoni paremaks käeks Sakala toimetuses toona veel ka samuti rahvuslikel positsioonidel olnud selline inimene nagu Jakob Kõrv, kes oli tuntud ka rahvaluule koguja ja kirjamees. Sakalas jätkas Jakobson oma seniste nõudmiste esitamist Eesti rahvale rahvuslikku, majanduslikku üheõiguslust kohaliku valitseva baltisaksa eliidiga. Pole siis ka imeks panna, et ajalehest Sakala sai baltisakslastele täiesti vastuvõetamatu meediaväljaanne. Nad hakkasid Jakobsoni ja Sakalat taga kiusama. Eriti vihased olid kohalikud kirikuõpetajad, baltisaksa kirikuõpetajad, kes kirikukantsites nimetasid Jakobsoni kuradi sulaseks ja taunisid nii-öelda Jakobsoni ässitustegevust. Baltisakslaste machinatsioonide tulemusel õnnestus neil 1879. aasta algul Sakala 8 kuuks sulgeda. Kui see leht järgmisel aastal uuesti avati, siis jätkasid baltisaksa parunid ja kohalikud kirikutegelased Jakobsoni mahategemist ja ütlesid, et just Jakobson ja tema ajaleht Sakala on süüdi selles, et üha rohkem ja rohkem kohalik talurahvas hakkab vastu pastoritele, mõisnikele ja kohalikele kohtutele. Sakalale tegid kaastööd paljud Eesti haritlased üle kogu Eesti.
mõisnikud hakkasid taga kiusama neid kooliõpetajaid, kes Sakalale kaastööd tegid. On teada juhtumeid, kui talurentnikke peksti taludest välja, sellepärast et nad julgesid Sakalat tellida ja teha sellele lehega nii-öelda ühislugemisi. Postipapa Jansen Tartust tervitas algul Sakala ilmuma hakkamist, öeldes, et ruumi Eestis jagub paljudele lehtedele. Hiljem läksid Jakobson ja Jansen taaskord suure raginaga tülli. Ka meie ärkamise aja kõige tähtsam tegelane Kreutzwald, lauluisa, tegi algul Jakobsoni Sakalale kaastööd, kuid siis sekkus Kreutzwaldi väimees Blumberg, kes olevat olnud kõva viinamees ja ähvardas Kreutzwaldi majast välja ajada. Kreutzwald elas toona juba oma väimehe juures pärast Võru linnaarsti ametikohalt loobumist. Kreutzwaldil, vaesel Viru laulikul, ei jäänudki siis muud üle, kui teatada Jakobsonile, et kahjuks ta enam kaastööd teha ei saanud. Jakobsoni ja Kreutzwaldi suhted jäid ka edaspidi, aga siiski väga sõbralikeks. Maja, mis asub minu selja taga, omab Eesti kultuuriloos äärmiselt traagilist alatooni. See on Kurgia talu saun elamu, kus 1882. aasta märtsis suri Karl Robert Jakobson. 40-aastase täiesti terve mehena. Tema haiguse ja surma lugu algas 1882. aasta jaanuaris, kui toonane Sakala teine toimetaja Jakob Kõrv läks nõukogude aegset terminoloogiat kasutades sinisele lehele, mistõttu Jakobsonile jäi kanda kogu Sakala toimetamise raskus üksipäini. Lisaks sellele nõudis oma osa Pärnu ja Viljandi Eesti Põllumeeste Seltside presidenditöö, Eesti Aleksandri komitee peakomitee töö, kirjameeste seltsis ja kõik muud tegevused. Jakobson sisuliselt oli loobunud töö- ja puhkeaja režiimi järgimisest ja ainult töötas. 1882. aasta veebruari keskel Kurgia ja Viljandi vahelt liikudes oli ükskord Jakobson lumesajus ja külma ilmaga äärmiselt rängalt külmetanud. Ja tuli tal juba siis väike palavik. Kohalik Viljandi linnaarst oli ta üle vaadanud, soovitanud nädalaks ajaks voodisse jääda, et oma tervist parandada. Jakobson muidugi sellest keelust ei hoolinud, vaid jätkas oma tööd. Viimast korda tuli ta Viljandist Kurgiale 17. veebruaril 1882. Ülejärgmisel päeval, 19. veebruar, käis ta hobusega saaniga vaatamas, kuidas metsatööd edenevad. Hobune oli miskipärast hakanud perutama ja Jakobson lendas kõige saaniga kraavi, sai seal veel kõvasti põrutada, külmetas juurde, mistõttu tema tervis hakkas kiiresti halvenema. Erinevad arstid panid talle erineva diagnoosi ja eri ravirežiimi. Üks arstidest ütles, et tal on ränk paremapoolne kopsupõletik. Teine ütles, et lisaks kopsupõletikule on ta veel ka raske tüüfus. Veebruari lõpus tõusis Jakobsoni kehatemperatuur juba üle 41 kraadi. Tuli veel kord arst kohale ja tema poolt määratud ravi nii palju mõjus, et Jakobsoni kehatemperatuur natukene langes. 4. märtsil oli tal viimast korda süüa pakutud ja Jakobson oli hakanud sööma, kuid peale seda halvenes tervis kiiresti ja vana kalendi järgi 7. märtsil ta siis surigi. Uuema põlvkonna arst, kes tegutses peale Jakobsoni surma, Peeter Hellat, arvas, et see toidu pakkumine 4. märtsil põhjustaski Jakobsoni surma, sest tüüfus kahjustavat inimese soolestikku ja mistõttu Jakobsonil olevat sisuliselt sooled lõhkenud. Nii et 40-aastane Eesti rahva vaimne ja peaaegu võiks öelda ka poliitiline liider paraku sellest raskest haigusest välja ei tulnud ja suri selles samas majas.
Nii, nüüd viibin ma selles majas, kus Karl Robert Jakobson siis suri. Tema surmateade levis kulutulena üle kogu Eesti. Rahvas oli kohutavalt ehmunud. Tema matused toimusid märtsi lõpupoole, kui siin Kurgjal oli teede lagunemise aeg, mistõttu siia pääsemine oli äärmiselt raske. Sellele vaatamatale olevat siia kohale tulnud 3–4 tuhat inimest. Balti sakslased rõõmustasid varjamatult, kuuldes Jakobsoni oma vana poliitilise rivaali surmast. Üks mõisnik olevat selle auks andnud moonakatele vaba päeva ja pakkunud neile rohkelt tarbimiseks viina. Isegi Jakobsoni matuse talitusel siin Kurgjal ei suutnud Balti sakslased jätta oma rõõmu väljendamata. Vändra pastor Kurikov oli pidanud matuse kõnet ja hakanud matuse kõne all Jakobsoni veel maha tegema. Rahva hulgast, mitmetuhandelisest rahva hulgast siis käis meelepaha torm läbi, mistõttu Kurikov oli siit kiiresti jalga lasknud, öeldes, et ta ei taha riskida peksa saamisega. Toonane tuntud kultuuritegelane Hugo Treffner oli siis kõnepidamist jätkanud ja juba hoopis teises tonaalsuses. Karl Robert Jakobsoni kaasaegne väga tuntud ärkamisaega tegelane Liidia Koidula sündis Jakobsonist paar aastat hiljem Vändras. Hetkel oleme siis tema sünnikohal. Tema sünnimaja on aegade jooksul hävinud, nii et seda kohta tähistab siin hetkel lihtsalt see mälestuskivi. Jakobson ja Jansen tutvusid teineteisega 1866. aastal. Nad said kiiresti väga lähedasteks, need olid mõlemad vaimsete huvidega inimesed, pidasid pikka kirjavahetust ja just Jakobson on see, kes andis Janseni tütrele, Liidia Jansenile luuletaja nime Koidula. Toimus see siis niimoodi, et 1866, samal aastal kui Koidula ja Jakobson kohtusid, ilmus Koidula esimene luulevihik, mis ilmus anonüümselt. Jakobson oli Janseni käest küsinud, et huvitav, kes selle kirjutanud on. Jansen oli ütlenud, et üks Eesti tütarlaps, kes ei taha, et tema nimi avalikustatakse. Kuna Jakobson ei teadnud, kellega on siis tegemust, siis ta oma kooli lugemise raamatusse pani neid anonüümselt ilmunud värsse ja pani siis autoriks lihtsalt Koidula, tähistamaks siis Liidia Jansenit kui Eesti rahva Koidu sümbolit. Jakobson oli Koidula luulest väga vaimustuses ja hiljem, kui tema suhted Liidia isa Johan Voldemar Janseniga halvaks muutusid, siis suhted Liidiaga jäid nende elu lõpuni normaalseteks, et nendel omavahelisi hõõrumisi ei tulnud. Palju on räägitud ka võimalusest, et omal ajal oleks Jakobson ja Koidula omavahel nii-öelda suhtesse astunud, abielu astunud. Paraku sellest muidugi asja ei saanud. Jakobsonile selline vaimsete huvidega inimene nagu Koidula ei pakkunud selles mõttes romantilist huvi, teda huvitasid rohkem talutüdrukuid ja nii tema võttiski endale Eesti taluperest Kirblast pärit Julit Haali hoopis abikaasaks. Koidula oli, on ja jääb minu lemmikuks ajalooliseks tegelaseks ja panen täna tema mälestusmärgi juurde siis roosi. Ja miks roosi? Liidia lemmiklilled olid roosid. Kui ta käis Kroonlinnas elades oma vanematel külas Tartus Tiigi tänaval, siis ta oli seal alati imetlenud isa ja ema kasvatatud roose. Ja üks ilus lugu on, et kui Koidula 1886. aastal suri, siis isa ja ema olid tal juba vanad, enam ei saanud matustele tulla, vaid saatsid siis oma koduaiast Tartus Tiigi tänavalt suure kastitäie roose ja nende roosidega siis vooderdati Koidula kirst seespoolt, nii et meie ärkamise suur kuju sängitati mulda oma vanemate koduaias kasvatatud roosidega.
Oleme nüüd jõudnud Vändrasse ja hetkel oleme siis Johann Voldemar Jannseni, Eesti ajakirjanduse isa mälestussamba juures. Kui Peterburi aastatel oli maalikunstnik Johann Köhler see, kes tõi Jakobsoni rahvusliku liikumise juurde, tegi temast Eesti patrioodi, siis tänu Jannseni tegevusele jõudis Jakobson ajakirjanduse veergudele. 1865 hakkas Jakobson Jannseni ajalehes Eesti Postimees avaldama siis oma artikleid ja tegi seda 6 aastat järjest kuni 1871. aastani. Jakobson oli muidugi kaugel sellest, et läbi lillede või ridade vahelt midagi kirjutada. Tema lajatas otse, nõudes eestlastele üheõiguslust Balti-Saksa valitseva aadliga. Nii ei jäänudki Jannsenil muud üle, kui väga ettevaatliku mehena pidevalt siis üritada Jakobsoni artikleid mahendada, nendes teatud osasid välja lõigata. 1871 oli siis Jannsen juba sunnitud Jakobsoni oma lehe kaastöötajate hulgast eemaldama. Väidetavalt olevat seda nõudnud ka Balti-Saksa aadlikud, aga kuidas see täpselt oli, ei oska öelda, pole kindlaks tehtud. Jannsen oli siis see mees, kes 1869. aastal algatas Eesti üldlaulupidude traditsiooni. Jakobson osales küll peo ettevalmistustöödes, kuid saades teada, et Jannsen on otsustanud laulupeo üldjuhiks määrata baltisakslase Tartus elava Willi Gerode ja et laulupeo programmis on liialt palju saksa laule, siis Jakobson otsustas üldlaulupeost eemale jääda. Ta viibis samal ajal küll Tartus, kuid peole ta ei jõudnud. 1865 rajas Jannsen Tartusse laulu- ja mänguseltsi Vanemuine ja just selles seltsis pidas 1868. ja 70. aastal oma 3 kuulsat Isamaa kõnet Jakobson. Neist esimene kõne kandis algselt pealkirja Enne ja nüüd. Rahva hulgas sai see tuntuks kui Eesti rahva valguse, pimeduse ja koidu ajast. Jakobson astus selles julgelt vastu seni domineerinud Balti-Saksa aadli ajalookäsitlusele, et eestlased olid enne ristimist barbaarne rahvas, kellel polnud mingit kultuuri. Jakobson oli arvamusel, et eestlased enne ristirüüdlite sissetungi olid just oma valgusajal, elasid oma valgusajal, et nendel oli sama kõrge kultuur kui ümberkaudsetel rahvastel. 700-aastast orjaaega nimetas Jakobson siis pimeduse ajaks ja Jakobson oma kaasaega nimetas siis koiduajaks ja koiduaja tema arvates siis pakkus eestlastele Vene keiser, et Jakobson oli põhiliselt siis Vene orientatsiooniga ja arvas, et eestlastele õnnestub majanduslik ja poliitiline võim omaenda maal kätte saada tihedas liidus Vene võimudega. Jakobson nõudis väsimatult Eesti talurahvale võrdseid õigusi siis Balti-Saksa aadliga. Jannsen jäi seevastu selles suhtes palju ettevaatlikumaks ja tavatses ikka tihtipeale ütelda ja väljendada oma kahtlust, et kas mitte ei ole talurahva poliitiliste õiguste laiendamine justkui tuletikkude ja teravate riistade laste kätte andmine. Eesti ajakirjanduse isa, laulupidude traditsiooni algataja ja Eesti hümni teksti autor Johann Voldemar Jannsen oli 1860. lõpu ja 70. alguse Eesti rahvusliku liikumise mees number 1 kindlasti. Ta oli rahva seas kõige populaarsem tegelane nendel aastatel. Hiljem tema tähtsus vähenes, kui rahvusliku liikumise etteotsa tõusid järgmise põlvkonna mehed Jakobson ja Hurt.
Jakobsoni haud asub linnulennult umbes 1 kilomeeter tema Kurgia talult eemal perekonna kalmistul. Kuna Jakobsoni suhted kirikuringkondadega olid suhteliselt kehvad, ta pidas kogu oma tegevuse vältel suurt võitlust kirikuõpetajatega, nõudis, et kooliprogrammides vähendataks nii-öelda nüri usuõpetuse tuupimist ja suurendatakse loodusteaduste osakaalu. Tänu sellele ei tahtudki Jakobson, et ta maetaks tema perekond ja tema ise siis kiriklikule surnuaiale, vaid ta rajaski siia Kurgia talust natukene eemale oma perekonna kalmistu. Siia on ühtekokku maetud 13 inimest. Esimesena 1875 Jakobsoni tütar Olga, kes suri 3-nädalasena. 1876 maeti siia tal 2 järgmist last, samuti imikueas surnud poeg ja tütar, ja 4. maeti siis Karl Robert Jakobson ise siia 1882. aasta märtsikuus. Nagu ennist sai räägitud, oli Jakobsoni matus äärmiselt suur üle-eestiline üritus, millest võttis osa 3–4 tuhat inimest. Hauamonument, mida kaadris on näha, on disainitud tuntud Eesti kujuri Jaan Kordi poolt, kes disainis ka selle nii-öelda memoriaalkompleksi. Tema algatatud töö viis lõpule teine kujur nimega Ferdi Sannamees ja see kompleks siin avati pidulikult koos selle hauamonumendiga 1927. aasta 14. augustil, nii et kohe möödub sellest 94 aastat. Viimasena maeti siia 1957. aastal Jakobsoni üks tütar. Kuna tema tütred jäid kõik vallalisteks, neil lapsi ei olnud, siis paraku Jakobsonil otseseid järglasi tänapäeval enam ei ole. Jakobsoni abikaasa elas temast märgatavalt kauem. 1940. aasta märtsis saadeti tema abikaasa Julie Thal siis viimsele teekonnale siia oma abikaasa kõrvale. Ta abikaasa elas ligi 90-aastaseks ja suri siis Nõukogude okupatsiooni eelõhtul. Huvitav fakt on veel see, et Jakobsoni naine suri siis paar päeva enne, kui meie tuntud kirjanik Anton Hansen Tammsaare. Varsti möödub Jakobsoni surmast 140 aastat, nii et siis ilmselt tulen ma tagasi siia, et taaskord küünal süüdata.